kui ma 2012. aastal sellesse õppeprotsessi sisenesin, siis ma tegelikult ei teadnud, kuidas see täpselt kujuneb. Aga nüüd, kui ma sellele tagasi vaatan ja kui mul on nüüd rohkem teadmisi, siis ma saan aru sellest, et selle õppe ja selle ravi olemuseks ongi see, et see toimub läbi kogemuse. Et kõik need teadmised ja taipamised tulevad eelkõige läbi kogemuse. Ja selle jaoks on vaja väga palju usaldust looja ja selle teekonna vastu. Aga see usaldus ei tule lihtsalt niisama, vaid see tuleb täpselt samamoodi erinevate kogemuste kaudu. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis meenus mulle Diana Cooperi, kes on spirituaalne õpetaja ja ingli sõnumite vahendaja. Sellepärast, et temast on üks video, mille pealkirjaks eesti keeles on siis ükssarvikud ja valgustatus ja millele mina kunagi pidin subtiitrid lisama. Ja see meenus mulle sellepärast, et seal ta ütleb sellise lause, et väga paljud inimesed usuvad vaimsesse maailma, aga vähesed usaldavad seda tegelikult. Ehk siis kergem mõelda sellele, et jah, vaimne maailm on olemas ja ma usun sellesse, et on midagi, mis on meist kõrgemal, aga palju raskem on sellel teekonnal pühenduda ja selle järgi liikuda ja seda tõeliselt usaldada, et igas olukorras on mingisugune lahendus, kui me laseme sellel sündida. And for this you have to accept, believe in and trust the spirit world. Lots of people believe in the spirit world, but they don't trust it. You really have to trust that it's working with you. Ja ma arvan, et selles raviprotsessis on vähemalt minu jaoks küll see usaldus olnud visa tulema. Sellepärast, et minu elus on olnud ka väga palju muutuseid, millega ma olen pidanud õppima kohanema ja leidma nendest muutustest enda jaoks selle kõige väärtuslikuma. Ja armsa ingliterapeut Maria kaudu olengi õppinud seda kõike ka laiemas kontekstis nägema, et miks see minu jaoks on vajalik, aga laiemas plaanis ka kõigi teiste jaoks tulevikus. I found some hate for you just for show. You found some love for me, thinking I'd go. Don't keep me from crying to sleep. Sleep in heavenly peace. Ja kui meil on olemas see vaimne kontakt oma kõrgema olemusega, siis ma arvan ka, et väga paljud sellised rasked psüühilised probleemid, ka ärevus kuulub sinna alla, leiaksid lahenduse. Sellepärast, et paljud sellised keerulised olukorrad või halb enesetunnet tekib siis, kui meile tundub, et me ei saa seda, mis meiega toimub või mis meie ümber toimub, mitte kuidagi kontrollida. Ja me oleme harjunud lähtuma enda pea arvamusest, aga meie pea ei näe väga paljusid olukordasid laiemalt ja tegelikult on väga vähe, mida me saame elus kontrollida. See aga ei tähenda seda, et ei peaks pühenduma iseenda juhtimisele ja elus vastutuse võtmine. Sellepärast, et see on selle teekonna juures väga oluline, et sellele saaks üldse astuda. Silent night, moonlit night, nothing's changed, nothing is right. Sellel teekonnal olen mina pidanud enda ego väga palju rahustama ja teatud määral lahti tõmbama
sellest, mis on ühiskonna üldine arvamus. Ja seegi on sellele teekonnale omane, et me ei saa käituda alati selle järgi, mida teised meile ütlevad või ühiskonna selline peavoolusuund ette näitab. Sellepärast, et kui pühenduda enda hingeteele, siis see on tavaliselt paratamatult natukene teistmoodi, kui võib-olla selline üldine arvamus ette näeb. Sest et sellel teekonnal on ka oluline seda kogeda, et ma pühendun sellele ja liigun sellel teel eesmärgipäraselt. I should be stronger than weeping alone. You should be weaker than sending me home. I can't stop you fighting to sleep. Sleep in heavenly peace. Kindlasti ei ole olnud minu areng selline otsetee taevasse ja taevas ei ole ma ka veel praegugi, aga ja ma olen pidanud väga palju oma tähelepanu koondama sellele, mida ma olen ette võtnud ja see ei ole alati kerge olnud. Sellel teekonnal on mul olnud ka enda isiklikus elus väga palju muutuseid ja olen pidanud õppima nende muutustega kohanema, mis ei ole olnud kerge, sellepärast et olen paljudel juhtudel pidanud oma sellisest turvalisest tsoonist ja ka mugavustsoonist välja liikuma ja seeläbi rohkem õppima usaldama iseennast, iseenda väge, enda oskusi, enda teadmisi, aga samal ajal õppima usaldama ka elu ja seda kõrgteaduse juhatust armsa ingliterapeut Maria kaudu. Ja see on olnud, ma arvan, väga suurepäraseks kogemuseks. Läbi selle olen ma inimesena kasvanud, läbi selle olen ma emana kasvanud, naisena kasvanud ja mõistan elu ja iseennast natukene rohkem.